Aasta hakkab läbi saama. On aeg teha kokkuvõtte vesikapi estantsia tegemistest 2025. aastal. Kui tahate teada, kuidas vaarikad sellel aastal kasvasid, siis jääge siia kanalile. Ilma pikemalt keerutamata vaatame siis graafikut vaarikate saagi kohta sellel ja eelnevatel aastatel. Roheline joon näitab kogu saaki. Tulbad näitavad saaki sortide kaupa. Sinine on Polka, punane Novokitaevska ja kollane Glen Ample. Ilma igasuguse statistilise analüüsida võib väita, et see aasta saak ikaldus. Laiast laastust saime kõigest 1/10 tavalisest saagist. Kahju küll, aga õnneks on tegemist katseistandusega. Kui meil midagi nässu läheb, siis rahaline kahju on väike. Samas on võimalik vigadest õppida, et pärast istanduse laiendamist sama reha peale ei astuks. Niisiis, miks see aasta saak ikaldus? Võtame kõigepealt ette ilma. Kas see on süüdi? Andmed ilma kohta olen võtnud Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi mõõtepunktist. Tänu neile on kättesaadavad viimase paarikümne aasta andmed nii temperatuuri, niiskuse, õhurõhu, sademete, tuule, kiirgusvoo ja muu sellise kohta. Esimene asi, mida taimed vajavad, on energia ja selle saavad nad päikeselt. Sinised tulbad on viimase paarikümne aasta keskmine ja punane joon tähistab möödunud aasta andmeid. Kui vaadata kiirgusvoogu 25. aastal ja võrrelda seda keskmise tasemega, siis näeme, et marjade valmimise ajal said taimed vähem valgust kui tavaliselt. Näiteks selle aasta mais sai istandus 189 vatti ruutmeetrile, samas kui tavaliselt tuleb 238. Juunis tuli 195, kuigi oleks eeldanud 257. See on halb. Just siis, kui energiavajadus on kõige suurem, tuli seda vähem kui peaks. Aga kas see just ikalduse põhjustas, selles ma kindel pole. Teiseks vaatame temperatuuri. Nagu eelmiselgi joonistel tähistab joon 25. aastat ja tulbad paarikümne aasta keskmist. Ei saa öelda, et see aasta kuidagi ekstreemne oleks olnud. Jaanuar ja märts olid isegi veidi soojemad kui tavaliselt. Mõned käredamad külmad küll veebruaris olid ja kahjustasid Polka teise aasta varsi. Mai ja juuni olid paar kraadi keskmisest jahedamad, kuid mitte oluliselt. Kokkuvõttes mõningaid talvekahjusid oli, kuid need polnud olulised. Ja nüüd sademed. Ilmselt märkada väga suurt anomaaliat. Aasta algas juba suuremat sorti lumega. See aga ei ole ikalduse põhjus. Lumest on väga palju kasu, sest see kaitseb taimi pakase eest. Ja teiseks leevendab lumesulamisvesi kevadist põuda. Jah, vaadake. Keskmine näitab väga selgelt, et kevaded on meil põuased ning ainult tõenäoliselt lumesulamisveele taimed üldse puhkevadki. Aga mis juhtus aprillis, mais, juunis ja juulis, oli päris kohutav. Keskmiselt saab meil poole aastaga 216 mm, 25. aasta jaanipäevaks aga oli käes 367 mm. Peaaegu 2 korda rohkem. Mis siis sellest võidakse küsida? 100 rohkem, no ja mis siis? Nagu vene vanasõna selle kohta ütleb, pole veel keegi putru liigse võiga rikkunud. Siiski, taimedel on oma nõudmised keskkonna suhtes. On mingi optimaalne tase valgust, toitainet, temperatuuri ja vett, mida nad vajavad, et maksimaalselt saaki anda. Aga kui üle väetada, üle valgustada, üle ujutada, siis hakkab saak hoopis vähenema. Vaarike juured on väga tundlikud liigvee suhtes ja võivad sõna otseses mõttes ära uppuda, kui mullas enam õhku ei ole. Nii hulluks minu istanduses olukord õnneks ei läinud, sest maapind on veidi kaldu ja liigvesi voolas ära. Ometi jäi saak 10 korda väiksemaks kui tavaliselt. Olen andmed kogunud alates 22. aastast alates ja nii viletsat saaki pole veel näinud. Kui vaadata saaki põõsa kohta, siis heal juhul sai 100 grammi, halvemal juhul kõigest 9 grammi.
Üldiselt on vajalik saada põõsa kohta vähemalt 200 grammi, siis on omahind käes ja istandus ei too majanduslikku kahju. Hästi hooldatud istandusest saab 1,5 kuni 2 kilogrammi marju põõsa kohta. Järelikult läks see aasta midagi väga valesti. Ja kui vaadata sortide kaupa, siis eriti õnnetus olukorras oli Novokitaivska. Tavaliselt annab ta juunis suure saagi. Seekord praktiliselt mitte midagi. Õnneks Glen Nampel ikkagi kandis natukene ning Polka sügisene saak oli päris kena. Üldiselt on vastupidi. Kõige suurem saak tuleb suvel, nii et korjata tuleb müügiks hommikust õhtuni ja sügisel vaid enda tarbeks. Mis siis juhtus? Miks suvine saak hävis, aga sügisena alles jäi? Selle kohta arvulisi andmeid enam pole, kuid vaatluse põhjal võib süüdlaseks pidada kahjureid. Kuna suvi oli väga rõske ja talv pehme, siis see sobis mitmesugustele kahjuritele. Põõsad olid täis putukaid, hallitust, seenhaigusi ja nii edasi. Eriti rängalt sai pihta sort Novokitaivska. Reaalselt oli marju sama palju tavalistel aastatel, kuid need marjad polnud müügikõlbulikud. Kes sooviks osta vaarikat, mis hallitab? Või kui ei hallita, siis on ussid sees. Või kui pole hallitust ega ussi, siis on mädanenud. Huvi pärast tegin paar korjepäeva, mil lugesin kokku kõik marjad, mida ma noppisin ja kui palju neist olid kvaliteetsed. See nägi välja nõnda, et võtsin marja, uurisin seda põhjalikult ja kui mingigi defekt oli, siis viskasin ära. Ainult ilusad marjad panin karpi. Kvaliteetsete ja riknenud marjade suhe oli 1/10. Mõistate, vaid 1/10 tööd oli tasuv, ülejäänud oli praak. Teeme ühe lihtsa arvutuse. Ma korjan vaarikaid kiirusega 1,5 kilogrammi tunnis. Sellest 1,5 kilogrammist on vaid 1/10 müügikõlbulik, mis teeb 150 grammi vaarikaid tunnis. Vaarika kilo maksab 10 eurot. Seega ma korjan ühes tunnis kvaliteetseid marju vaid 1,5 euro eest. 1,5 eurot tunnis. Seda on vähe. See ei kata isegi oma hinda. See on alla miinimumpalga. Nagu vanasõna ütleb, töö viis viimse leiva laualt. Lühidalt kokku võttes. Jätsin teadlikult Novokitaivska marjad korjamata. Oli küll valus vaadata saagi raskuse all kaarduvaid oksi, kuid midagi polnud teha. Aga mida siis edaspidi teha, et sama viga vältida? Ilusilma tellimine on küll teoreetiliselt võimalik, kuid praktilist tulemust loota on liiga optimistlik. See jääb ära. Teiseks võiks ehitada peenarde kohale kilest varikatused, mis ei laseks vihmal vähemalt otseselt peale sadada. Nii tehakse ja sellest on abi. Paraku pole see eriti odav ning olemasolevaid peenraid nõnda katma hakata oleks üsna keeruline. Kui midagi ehitada, siis enne varikate istutamist. Seega ka see lahendus ei sobi. Jääb ainult viimane võimalus, kahjurite tõrje. Seni olen tõrje suhtes üsna tagasihoidlik olnud. Kuna istandus on uus, pole kahjurid seda veel avastanud. Vähemalt enne 25. aastat oli nõnda. Teiseks eeliseks oli tuuliline ning päikseline asukoht, mis kahjuritele ei sobinud. Vähemalt mitte enne rekordiliselt rõsket aastat. Ja seetõttu piisas vanasti sellest, kui pritsisin kõigest 1 kord aastas enne lehepungude puhkemist fungitsiidi ja insektsiidiga. Aga ilmselt tuleb nüüd ette võtta vähemalt 2 tõrjet aastast. Üks enne lehepungude puhkemist ja teine enne õiepungude puhkemist. Ehk aitab ning järgmisel aastal ei pea enam tegema videot ikaldusest. Kusjuures varem olen ühe video juba teinud taimekaitse kohta. Kui huvi tunnete, siis link on video kirjelduses. Niisiis, saigi 2025 aasta läbi. Ei olnud just saagi mõttes kõige parem aasta, kuid, nagu Nureemuse juttudes Rebasõna ütles, sain natukene tarkust juurde. Esimene suurem tagasilöök vaarikatega oli küll ebameeldiv, aga vähemalt on võimalik sellest õppida ning edaspidi vigu vältida. Kohtumiseni järgmisel aastal ja järgmises videos.